Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kinnisvarasõbrad, meil on täna väga põnev teema. See teema tegelikult praegusel suvisel ajal just ei paista nii silma kui talvel või ei ole tunda. Me räägime vuukidest ja vuugivahedest ja pragudest ja sellistest asjadest, on ju, Rainer? No suvel, kui tark mees teab, et suvel valmistu talveks, et tere ja minu poolt, et meil on külas kirurg, et ole hea, tutvusta ennast ise. Tervist, et minu nimi on Aivar Grünthal ja olen siis, nagu juba ütlesid, et see on ka ajakirjanduses läbi jooksnud, et paneelmajade kirurg, et see on selle pika töö tulemusena, ütleme, et äkki küsiksite ise, et ma olen nagu ikkagi professionaal ja igapäevaselt teen seda tööd ja minu jaoks on nagu ta täiesti normaalne asi, et tavainimesena nagu väga ei vaata nagu sellele, et mis asi see vuuk on ja ei tea. Aga mis asi see vuuk on? Selles mõttes, et vuuk on see, lihtsustad ütled, 2 paneeli vahel on pragu, kas nii? Jah, et 60-ndatel hakati kuskil neid paneelelamuid ehitama ja siis tuli nende 2 paneeli vahe liite koht, nüüd ütleme täita. Vanasti kasutati mineraalseid maastikseid ja peale läks siis segu ja niiviisi ta oli, ütleme. Tänapäeval muidugi kuna see paneel iseenesest temperatuuridega liigub 1 millimeeter, 1 meeter ja kui on paneel 6-meetrine, siis 6 millimeetrit ühele, 6 teisele poole, see on päris palju. Kuna ta liigub nii palju? No soojaga ja külmaga tõmbab kokku, et see paneelikene tegelikult kogu aeg liigub ja nüüd tekibki see, et miks on mõrad nende vuugi kohtades. See segukene kukub ära, aeg teeb oma tööd. Ja nüüd, kui need vuugivahed on tühjad, siis sealt on avatud ju tuultele, mis, ütleme, viib meile külma tuppa, vesi teeb oma töö, ütleme, vesi on väga hea juht, see läheb igale poole ja lõpuks hakkab see paneeli konstruktsioon ka laguna. Et ja siis nüüd tuleb asendada see uuega, tuleb see vanadel majadel, tuleb see ära võtta, kõik puhtaks teha, puhastada, kruntida, uus soojustus panna ja siis maastiksiga katta. Nii lihtne ta ongi. Oota, kas see tehti siis nagu vanasti valesti või? Ta lihtsalt on vanane? Ma ei ütle, et vanasti tehti valesti. Vanasti, kui võtta, ütleme, 60-ndate, 70-ndate kuni seal isegi 80-ndate majad, mis on, ütleme siin Tallinnas Mustamäel ja tehtud, need on tegelikult väga hea kvaliteediga. Aga lihtsalt aeg teeb oma töö ja eks me ise jääme vanemaks ja nii ka need majad jäävad vanemaks. Aga nüüd on, ütleme, tänapäeva tehnoloogias enam seda mörti kasutada nende vuukide peale ja on teised materjalid, mis on elassemad, mis eluiga on palju pikem. Ja sellepärast tehakse neid, et me tahame ka ise vahest remonti, et lähme arsti juurde ja vaatame seda ja teist ja nii on majadega täpselt sama, et kas see on nagu siuke kumm seal vahel ja siis see paneel vahepeal läheb nagu see kumm? Ütleme rahvakeeli, et ta on nagu toorkumm. Et see soojustus, see on nagu, ütleme, porolooni tüüpi selline, et seal ta on erimõõtudes, et mida laiem on vuuk, seda laiem ka see toppenöör, ta peab 25% olema kokku surutud, et ta annab seal mängida. Ja see on üks, ütleme, eesmärk tal. Teine eesmärk on see, et annab õige ristlõike sellele mastiksile, mis siis sinna peale kantakse. Kui mastiksid on liiga palju, siis ta muutub liiga jäigaks, siis ta võib tõmmata selle betooni puruks. Kui teda on liiga vähe, siis ta tõmbab jälle seda mastiksile prao sisse ja jälle ebakvaliteetne töö. Et selleks, et seda kõike osata, seda peab natukene palju õppima ja aru saama, et miks seda tööd teha. Et niiviisi kõrvalt vaadates hästi paljud ütlevad, et see nime lihtne, et mugu mine ja tõmba tipsti ja raha mugu tuleb, et tegelikult see nõudus. Sain praegu sellest kirurgi värgist, et sa oled selle asja ikkagi, see on nagu tõesti teadus. Jah, see on omamoodi teadus, et 2008 oli riigi tellimusel Töötukassa tegi omalt poolt, ütleme, väga tänuväärse asja, tegi selle koolituse, riik tellis täiendõppena
esimesed koolitused olid Tartu kutseõppekeskuses, hiljem oli juba Narva kutseõppekeskuses ja neid inimesi on välja õpetatud circa 90, aga see on ülikallis koolitus, kuna see vuugitöö iseenesest on üks osa, aga kuna tööd on kõrgtööd, siis on esimene asi, et kui mees tuleb tööle, et ta õhtul ka koju läheb, selleks on vaja ohutustehnika. Kõiksugu ohutusest teada, kuidas seal käituda, mis seal olla, et see ei ole ainult see, et ma lähen nüüd kuhugi 20. korrusele ja seal kasutatakse juba ripptellingut, mis on trosside otsas. Seal on tuul mängib, seal ilmastik mängib, seal on hästi palju mõjutegureid. Seal asja juures on ka veel see, et all võivad liikuda inimesed, et sealt midagi alla ei kujuta ette, kui sealt mingi, ma ei tea, kas või kruvi, mis kaalub seal, ma ei tea, 5-6 grammi, kui see alla kukub ja see vabalanguse kiirus ja kui see kellegile pähe kukub, et siis ma arvan, et ta päris mõnus ei ole. Et see on hästi-hästi pikk koolitus oli ja põhjalik koolitus, et ma ei olnud ainuke lektor, ütleme seal. Ja meil oli see meeskond, kes siis seda tegi ja me tegime seda hingega ja kõik need inimesed said ka tööle. Absoluutselt kõik minu teadmiste kohaselt vist üks inimene ainult, kes ei tulnud sinna tööle, aga teised said kõik tööd. Et täna neid inimesi, ütleme, Eestis enam nii palju ei ole, et see oli nüüd, paljud tulid minu oma ettevõttesse tööle. Oligi see suurem probleem see, et ma viisin nad Soome tööle, et räägitakse küll, et Soomemaal on kvaliteet ja õppida sealt midagi, me pigem õpetasime neile seal, et kvaliteeti ja näidata seda. Ja muidugi, millega me ei suutnud nagu konkureerida on hind, et nemad maksid töömeestele palju rohkem, kuigi meie Eesti mõistes oli meil väga hea palk, aga meil ei ole ka võimalik üle mõistuse maksta, et seal on nagu tunnitasu, meil oli tükitööna ja paljud mehed, kui olid nädal-2 seal ära, siis ütlesid, et vot nüüd ma lähen Soome ettevõttesse ja nii, et Eesti riik koositas hästi palju ja sinna kuskile teise. Norra läks palju poisse ära ja Soome ja aga kas see on siuke töö on nagu, et seda ikka nagu palju? Seda on nagu lõputult või kas see tänapäeval pannakse ju soojustused peale, kas siis enam vuuke tehakse või kuidas see käib? No ütleme niiviisi, et jah, et vana elamufond, mis on, ütleme siin Tartus meil Annelinn ja Veeriku linnaosad ja et need vanad, et need on enam-vähem kõik juba tehtud. Need on juba tehtud niiviisi ja neid on veel tegemata hästi palju, aga uued paneelmajad, mis tulevad, nendel ei olegi ju muud võimalik, kui neid tulebki teha, ütleme niiviisi. Ja ega jah, tööd on ka muidugi vähemaks jäänud, et ega seda neid ei ehitata nii palju paneelmajadest. Mul tekkis see enne, me natukene rääkisime, et ma sain, et kõrgtööd mingid vennad on seal trossi otsas ja panevad neid vuuke, on ju. Aga veits hirm ka, jätad mõne vuugi tegemata. Ja meil oli ehitusjärelevalvega saade, siis ma mõtlen, et ega see järelevalve siis ei pane mööda neid tellinguid, et kuidas sa aru saad, et mees vahele jättis? No jah, et ega ma olen isegi kasutanud, ütleme, nagu me saadet alustasime siin, et paneelmaade kirurg, et kuidas ma üldse selleks sain või selle nime, ütleme, et see tuli sellest, et ma ostsin binokli ja ma pidin ju garantiid kuidagi andma, 5 aastat garantiid anda ikkagi oma töödele ja siis ma pidin kuidagi nägema, kuidas mehed seal teevad ja siis seda sai salaja tehtud. Ja sellega saigi tagatud kvaliteet, et nad teadsid, et ma tulen ja ma näen nii kõrgele ja ma näen läbi selle vuugi ja nii ta on, ütleme. Nad ei osanud nagu oodata, et kuidas see lugu oli, et see tulid esimest korda, ega nad ei teadnud, eks? Ei teadnud, ma tegin nurga taga märkeid endale, et mis kohad on ja siis tulin sinna, ütlesin, poisid, see koht on halvasti tehtud, et niiviisi, et alati, kui me enne tõstuki edasi tõstmist, ma võisin käia kogu aeg üle vaatama, see käisingi kontrollimas. Ja siis sõidame sinna, ütlen, et see koht, ma arvan, võtsime selle koha lahti, ongi halvasti puhastatud või oli täielikult puhastamata
niiviisi tuli ringi teha, et ega oma tööd ma olen ka ise ringi teinud, ütleme oma rumalusest, mida iganes niiviisi. Ja kui ma õpetasin neid ja kui nad tööle tulid, siis oli täpselt seda sama ma tegin, et ma juba teadsin, kus nad võivad teha vigu, ütleme, ja neid kohti kontrollisin. Ja ega siis ettevõttena on isegi endal, ütleme, oleme ikkagi ringi teinud, et päris nii ei saa öelda, ütleme, et meil ei ole ühtegi viga olnud. On küll, et ma olen isegi ühes korteris võtsin süü omaks, see mitte väga kaugel siit, kus oli täis maja vuukide tegemine ja ka rõdupealsed, mida me tegime, rõdu aluseid mitte kunagi ei tehta. No sinna vesi nagu ei satu ja eks see liigmeetrid jälle ühistul maksta, hind läheb nagu kõrgma. No okei, ei tee. Ainuke korter, ühel korteril oli negatiivse kaldega see rõduplaat ja tulid vihmad ja temal jooksis vesi sisse ja rikkus tal tapeedi ära ja lõpuks ma ütlesin, sorry, midagi teha, võtsin nagu süü omaks, mis siis, et minult ei olnud tellitud seda ja sai ka see sein tehtud, uus tapeet pandud, ära pahteldatud, isegi ventilatsiooni ava sai talle veel seina tehtud ja et igal halval asjal on ka muidugi mõni hea külg, et peale seda kõrvalmaja ütles, et jah, et me tahame just teid. Ja põhjus oligi see, et see hull tuleb, on ju, teeb kõikidel korteritel ka veel remondi ära, et hirmu ei ole, et eks see töö saamine on täna ikkagi, mul ei ole oma ettevõttel isegi kodulehte, sest ma olen muidugi tuntud ja need inimesed, kes mind teavad, et ongi nagu soovituste kaudu, ütleme, et palju neid tegijaid on üldse? Tartus on neid üldiselt väga vähe. Tartus on neid vähe ja Eestis on neid ka, et seda töökest on väheks jäänud ja on muidugi ise hakanud mehi ka oma jagu, et ei saa ütelda, et neid ei ole ja suures osas ongi, kuidas mina nagu teada olen saanud, et sellised inimesed on ka, siis kutsutakse ringi tegema. Teiste praaki. Aga riigiobjektid ja lasteaiad, koolid, mis mingid sellised tehakse, et seal on, ütleme, ikkagi tulevad meile, et seal on, teatakse juba nõuded ja meie neid nõudeid täidame ja teeme ja pakume seda garantiid. Sa paned eelmaja, et see point on ju nagu selles, et tuul sisse ei puhuks, eks ole. See efekt on kohene või kuidas see, või see on mingi point veel? Ütleme niiviisi, kui natukene laiemalt nagu võtta, et maja tuleb võtta tervikuna, et ma ei lähe tegema vuuki, kui majal on katus tegemata. Ja et ma võin minna, et raha saada, et ööd saada, kes ei taha, eks ole. Aga võtame nagu mõistusega seda asja, et ei ole sul minna mõtet selle maja peale, kui tal on katus tegemata ja siis üksikuid vuuke ka ei ole mõtet teha. Siin on olnud selliseid olukordi ka. Tallinnas oli keegi proua ütles, et tema tahab, et tema korter tehakse ainult ära ja siis seal üksikuid mingeid neid. Selle asja juures on ka teine külg ja see teine külg, et nendel korteritel läks elu veel külmemaks. Et tekib tuuletõmme ja et kui sa teed selle ühe paneeli ära, aga sa sinna päris sügavustesse ju ei jõua. Ja siis see hakkab kõrvalt tõmbama seda sooja hoopis sult välja. Ja siis muidugi ma olin juba ette teadlik, ta ütles, et ei, ja rääkisin ka, ma räägin alati, et ega kui nagu inimene, kui ta tõmbab endale kilekoti pähe, et ega siis ta kaua ei ela, eks ole. Tähendab, tal on õhku vaja, et seal peab nagu õieti nagu neid asju tegema, et peab vaatama ka ennem ventilatsiooni, mis on väga tähtis asi, et kui majal teha täiesti kõik vuugid ära, vaatad enamus aknaid või kõik aknad on vahetatud, trepikoja aknad on vahetatud, uksed on ilusad ette pandud ja siis tekib vahkum kohe. Ventilatsioon hakkab tagurpidi tööle. Ma pean seda inimestele ennem rääkima, kui hiljem hakata õigustama või siis ta tundub nagu õigustusena, et sa tuled ja tegid ja siis räägidki neile ette ja pakud ka lahendusi välja, et ei ole mõtet ju hakata kohe tervet maja nüüd auklikuks puurima, et neile seda ventilatsiooni teha, et piisab võib-olla ainult sellest, kui teeme keldrisse mõned augud, ütleme, nendesse kohtadesse, kus on, ütleme, see
ventilatsioonisahtid on, et peab kuskilt selle õhu sisse saama. Muidu hakkab hallitama. No hallitama ka hakkab ja hallitamistega see on ka üks teema, kus ma ütleme sügisel ja kevadeti käin ma kogu aeg korteriühistust liidust, ütleme, soovitatakse, ma olen olnud partner hulka aastaid ja ühistu esimehed ka ju kõik teavad, ütleme, ja siis nad helistavad, et näed, mul on jälle mingi probleem seal kellelgi ja siis ma käin ja vaatan, et kus need probleemid on, ütleme, on. Et see vuuk on nagu üks teema, aga selle vuugiga enne vuuki ja peale vuuki võib tulla hunnik neid probleeme veel, ütleme juurde, et see on hästi-hästi suur teema, et seda ei jõuagi kõike nagu 2-3 sõnaga ära rääkida, et aga kui sa oled nagu läinud seal, keegi tuleb ja pakkumis, ütleb, näed, et enne võiks teha ventilatsiooni ära ja katus võiks korras olla ja sa imed, 2 nädala pärast näed, et see mingi vend seal juba paneb neid vuuki, seda tuleb ette? Ikka on tulnud, aga ma olen alati jätnud oma visiitkaardi neile ja nii mõnigi on ringi mõelnud selle asja peale, et miks ma jätan, no ma ei hakka kedagi halvustama, et igaks juhuks, et läheb tarvis. Ja ei, seda tööd oli siin mõned aastad tagasi oli neid üksiküritajad, ütleme mõned, mul isegi oma töömehed kunagi tegid oma ettevõttega pool aastat ja siis oli kõik, et tuli teadmistest puudu ja eks seal oli teisi asju, aga mis teha, nii ta on, et tuleb jätta visiitkaart ja kui on abi tarvis, siis ringi tegemine on ju kallim. Väga palju kallim on, et nii ta on. Et aga küsi. Mis on nagu kõige, ma ei tea siis, sa rääkisid kõrghooned ja seal on, et mis need, ole mingi kõrge maja või kui 9 kordsel, see ei ole kõrghoone, kõrge. 9 korrust on selline, ütleme Tartu linnas võtame 1-2 kõrgemat, mis ütleme on olnud, kus on vuuki tehtud, on EPA ühikas. See on see Tallinna maantee ääres, see sinna on hulk aastaid tagasi ja kõige viimane eelmine aasta oli Pläsku, mis klaaside vahelt ka siis tuleb. Jah, et eks selle ajalugu on, eks ta on muidugi juba suht vana maja ka ja eks selle ehituse käigus tehti ka omajagu, ütleme, vigu ja et seda õigeks tähtaegadeks valmis saada ja siis see oli hästi ekstreemne objekt, sest klaasfassaad, see on üks asi, teine asi, et inimesed liiguvad all, see oli või erilise tähtsusega pidi neid asju vaatama, kui oli väikegi tuul, et all nagu ei tunnegi tuulekest, aga kui sa oled 50 meetri kõrgusele, siis seal on hoopis teine elu. Vihma sajab jälle teha ei saa. Aga nüüd on ta tehtud ja me suhtleme ka tellijaga, mitte peale seda ka aasta pärast, et kuidas on ja uurime neid asju ja kas on kuskilt või midagi, et neid asju et tagasisidet saada ja ega me õpime kogu aeg, et ega nagu need Annelina majadki, et neid uusi vigu tuleb juurde, mida ei tee mitte ainult ehitaja, ei ole teinud, ütleme, omal ajal, aga inimesed teevad ise ka. Siseremontidega tehakse hästi palju vigu ja see on selline suur müsteerium, tean. Muidu on ju lihtne, et sees paned seal voodad ja kipsi ja sa ei teagi mitu vuuki seal vahel taga on. Ei, siin on üks juhtum oli 9-kordsel majal, kus 9. korruse otsasein soojustati seestpoolt ära ja ta oli üürikorter ja üürnikule ei meeldinud, et tal see sein on kogu aeg märg ja siis ühistu esinaine kutsus meid sinna vaatama. Ja ma käisin vaatamas ja ma ütlesin, aga ma nägin, et on kipseinaga soojustatud, mida tegelikult teha ei tohi. Seespoolt soojustada ei tohi. See on kõige halvem asi, mis see niiskust ilga tood kohe sisse poole ja siis ta hakkab lagundama seda betoonis. Ja lõpuks siis lubati see seinale ava sisse teha. Seal oli vill, mis oli juba alla kukkunud, see oli täiesti läbi märg, tal oli juba põrand ära märgunud ja siis kui lõhuti see seinakene sealt ära, siis see betoon kukkus kõik maha.
aga kuidas see betoon või see sein on tehtud? Tal on betoon, siis on soojustus ja jälle betoon. Selle sisemise betooni peal ta seisabki. Ja kujutad ette, kui nüüd see betoon ära pudeneb, mille peale ta siis seisma jääb. Jah, keevitus loomulikult hoiab ja tervikuna ta hoiab koos, eks ole, on ju, noh. Ma olen vahest ikka naernud, et Anne Linna hoiab tapeet ikkagi koos, on ju, et siin isegi on vuuke olnud, kus läbi seina näed lausa välja õue, niiviisi on pragu seina sees kohe. Niimoodi kohe. Ja, et ega siis omal ajal tehti neid kõiksugu tsirkusi, ütleme, et neid materjale müüdi maha seal ja siis ei pandud neid materjale, ei olnud seal, ütleme, 90-ndatel metalli on, siis pandi tõst ja aasad olid peenemad kui lubatud ja noh, oli lihtsalt selline aeg. Aga täna tuleb siis inimesed elavad ja nüüd tuleb neid remontida, et jah, ma kunagi sain neid paneele teha, mis ma tegin ja siis ma olin montaažnikuna pikka aega, see 3. mikrorajoon, need enamusmajad on, ütleme, minu kokku pandud seal. Ja eks ta peale seda, ütleme, 90-ndaid hakkaski see kvaliteet ka ära liikuma, et siis ei nõutud enam ehituse peal kvalifikatsiooni, et need kadus ära, et peaaegu iga taksojuht võis hakata ehitajaks, kui sa midagigi oskasid, ütleme. Tekkisid juba kooperatiivid ja need, et ega see on siiamaani, et sellised väiksed tööd, ütleme, selle vuugitöö juures ka, ega sul ei ole väga suuri investeeringuid vaja, et alustada selle ettevõtlusega. Aga noh, sa võid mingi objekti ära teha, aga mis edasi saab, et see on nagu probleemiks. Kui sa teed valesti ja sa ei tea, miks sa teed ja et see on jah selline. Siuke repliigi asi, sa ütled, et seal olid mingid konksud ja vuugid vähem pandud, et kas see vastab tõele, et kõik need paneelelurajoonid, mis siin, ütleme Tartus mingitel aeg leitud on, et kõik need eramajad, mis seal vahel on, need on ülejääkidest või sealt varastatud see mets? Jah, ega siis räägime kohe otse ja ütleme, et kui ehitati Tartu Maarja mõisa haiglat, no siis oli probleemiks see, et oli ka vaja nende töötajatele lasteaeda. Noh, aga kuidas siis saadi? Paber kannatas kõike ja tehtigi. Et paneeli siia ja paneel sinna jäi üks vaesein tegemata, siis sellest sai juba lasteaia ühe rühma ära teada. Ja, et nii ta tehti, aga nüüd on tänaseks Tartu linn on ilusasti ta nii korda teinud ja ei saa ütelda enam midagi, teate, aga need olid, eelmise liidu ajal tehtud on ja siis niiviisi tehti, et mis seal ikka, elu oli selline. Mõtlen, et aga ükski paneelmaja ikkagi päris kokku vist ei ole kukkunud, kuigi, kas ei ole siin Tartus ka mõnda, mis ikkagi nagu väga õnnetu, mis on nüüd tänaseks korda? Kuhu ei soovita? Kuhu ei tasuks korterit jumala eest osta? Ei, ma ei ütle niiviisi. Tartus on meil suhteliselt ikkagi väga hästi ja meil on väga head ühistud. Kuigi mõni ühistu, ma ei ütleks, et nad ei ole nii head, aga kuna ma olen ühistu esimeestega hästi palju suhtlen, siis neil on enda maja siseseid probleeme hästi palju. Neil ei lasta teha. Et sul on ikkagi enamuse nõusolekut vaja ja seal vuugitöödekski, kui vaja teha, ma olen käinud koosolekutel rääkimas inimestele, kuidas tehakse, võetakse inimesi harimas lihtsalt, et võtta. Ja paljudel puhkudel ei näe, et keegi teine teeb, eks ole, ja niiviisi. Et aga hea, kui konkurent ka ikkagi tööd saab, et siis on minul ka järgmine, kas või aasta-2 pärast kindlasti jälle mingi töö. Ja, et ta ongi niiviisi, et aga kas selle selles mõttes, et kui sa ühistu, et meil on vaja need vuugid teha, tuul puhub läbi, no keegi ikka seda tööd, inimesed sellest saavad aru, et seda vähemasti teha vaja on. Et odavalt ja halvasti, aga vähemasti teha vaja on. Arusaam meil ikka on. Arusaamad neil on, et neil on vaja teha, aga nad ei tea, nendel on teised ootused. Nad mõtlevad ära, et kui nüüd vuugi ära teed, et siis see maja saab kohe väga ilus ja hea ja soe. Aga miks ma olen käinud alati ühistu koosolekutel rääkimas, et rääkida ka neile seda, et kui teie näiteks enda poolt on tehtud vead, et on kubud pandud köökidesse, 2 kohta ainult on, ütleme, ventilatsiooniks,
see on köök ja WC. WC-s on tavaliselt kapikesed ees ja teil võib tekkida hallitusprobleemid ja niiskusprobleemid, kui me vuugi ära teeme. Ennem oli väga hea, et kui need nõukaaegsed majad, ütleme, kardinliiklus, ventilatsioon oli loomulik, kõik oli hästi käis, eks ole. Aga nüüd on teil korraliku aknad ees ja remont ka ilusti ära tehtud. Ja nüüd tekibki see, et kui tehakse kodus seal toitu, siis pannakse see kubu, sellest jookseb ta sinna. Kui saab toit valmis, keeratakse see kubu kinni, sest ta teeb häält. Aga toit aurustub ikkagi ja sealt tuleb päris palju seda niiskust. Ja kuhu see niiskust läheb? Korteri kõige kaugemasse nurka. Ja tavaliselt on need rõduga toad või magamistoad. Ja seal on siis hästi ilus lai kardinapuukene pikalt ees, ega ta ei vaata ka iga päev sinna ja siis, kui ta sinna vaatama läheb, siis ta vaatab, et sealt hallitab midagi, niiskused ilgakesed on ja siis küsid, et aga miks ta on sul siin, ei tea, nüüd on ühistu süüdi, või te tegite vuugid ja peale vuuki mul tuli selline asi. No enne loomulikult on siis sealt läks isegi see õhk välja, aga nüüd on kinni, siis nüüd see enam ei lähe välja. Aga seda tuleb ennem rääkida neile ja harida neid natukene ja see on omaette töö, see on pool tööd ongi see töö iseenesest, kuna profid teevad, siis ta ei ole, ütleme, nii raske ja muidugi talvel me teha ei saa, ütleme 6 kuud on see aeg, sisetöid on ülivähe, need arendajad ja need teevad, ütleme, trepikojad ja need sisevuuke ja neid saab teha ja akna ümbrusi ja mingeid selliseid, aga jah, põhiliselt ongi ta suvetöö ja suvel peab nii palju raha teenima, et talvel kuidagi ära venitada ja ega ta nüüd kerge ei ole. Aga kuidas üldse on näiteks puumajadega? Et kui on, ütleme, põrandas ju tekivad ka mingi vajumine ja tekivad praod ja puugid. Kas neid annab ka sama meetodiga teha või see on hoopis teine muusika? No, kõigepealt peame teada saama, miks on ta vaju. Et kõigepealt peaks nagu selle selgeks tegema, et miks ta on vajunud ja kui see asi ära likvideerida, siis ma arvan, et seal mastiksiga ei ole nagu teha midagi. Et on ka teisi materjale, ütleme, mida kasutada, et see mastiksuretan, mastiksid on, ütleme, selline välistingimustes, sisetingimustes kasutatakse ka, oleneb nüüd, ütleme, kui liikuvad need elemendid on, et kas kasutada uretani või siis väiksemate liikuvuste juures, ütleme, kasutame silikooni ja siis on ka veel akrüülid, ütleme, mida maalrid kasutavad hästi palju ja see, et kõigil omad plussid ja kõigil omad miinused, siis on ka tulekindlad ja kõiksugu sellised tooted. Meil on mees nagu elav entsüklopeedia. Mina küll laseks, kui minu oleks paneel majas, siis mulle meeldis see mõte see, et 50% ajast ei ole mitte töö, vaid suhtekorraldus, eks ju. See ongi nagu, ma saan aru, sinu nagu päris suur osa tööst on suhtekorraldus. Jah, ega siin ei saa teisiti, et eks algsetel aastatel, ütleme, kui ma päris alustasin, kõige esimene hoone Eestis üldse vuugitöö oli Taru hotell, mis täna vajaks ringi tegemist, aga nad ei ole veel pöördunud minu poole, aga neil veel aega on, ütleme. Et see on ikkagi 30 aastat kõvasti tagasi tehtud ja ikkagi väga hästi vastu pidanud. Muidugi materjalid olid tol ajal natukene, mitte nii head kui tänapäeval, ütleme, praegusel ajal. Et nüüd on natuke loodussõbralikumad, ei ole nii ohtlikud, ütleme, loodusele ja et see oli, ütleme, aga kas see Taru on sõjaväeühisena? Jah, nüüd on ta nemad telgis harjunud tule tiba vett ja selle eest maksma ei pea, ämber alla, väga hea on ju. Tollel ajal oli hotell, kui sina tegid seda? Ja, siis ta tehtigi hotellina, ehitati, teda just tehti. Et see oli, siis ei olnud meil isegi ettevõtet, ta on Tartu majast nagu välja kasvanud, siis Tartu maja läks laiali ja siis me 4 oli meil oma punt, kes me siis nagu õppisime, saime Soomest nagu neid teadmisi ja hakkasime seda asja tegema. Tänaseks, ütleme, teised on juba palju vanemad minust, nad olid juba siis, ütleme, minust, ütleme, ma olin siis kõige noorem liige, kes seda õppis ja siis nemad nagu enam ei tee üldse, mina olen siis nagu seda asja jätkanud ja isegi oma pojale edasi andnud, et poeg on mul ka, ütleme,
jah, väga suur professional, mõne koha peal teeb isegi minule silmad, et ta on natukene mõtleb mõne koha pealt rohkem, et ma olen äkki nagu mõne koha peal kinni jäänud oma mõtetes, et vahest kui mingid probleemid on, siis me võtame aega, et arutleda, et miks on tund, aga tema on nagu natukene lennukam, võtab nagu neid asju. Aga tähtis on alati see, et kui mingiski korteris nagu probleemid on olnud, et me tahame alati leida selle lahenduse. Et ma olen, siin on küll olnud maju, kus teed tervel majal vuugi ära ja 4-5-kordsne maja, 4. korrusel jookseb inimesel vesi alla akna pealt. Ma ei osanud midagi teha, kui ma käisin 3 korda, kõik kohad vaatad, otsid ära, mis võimalik koht võib olla ja lõpuks, ma ei tea, kas 3. korral lähen üles, 5. hakkan, vesi teadub ära, tuleb ülevalt alla. Hakkan siis vaatama ilusasti aknalaud 5. korruse oma, seal ilus piklillepott, võtsin selle maha ja vaatan 4. korrusesse, susid liiguvad seal on ja. Siis oli teada, et tuleb plekk ära vahetada ja seina vahele lasime ka siis seda makrot, ütleme makroflex muideks ei ole hea, ütleme soojustuseks kasutada vuukides näiteks, et ta võtab nagu niiskuse sisse, aga ta ei lase välja. Aga sellel, ütleme puhul meil ei olnud muud võimalust, kui ainult makroflexi sinna lasta, et see ära võtta ja inimene sai lõpuks selle abi, et vaatad küll, et peab probleem olema, aga ei leia kohe. Sai rõdu vaadatud, et äkki rõdu pealt kuskilt mõra sees ja tuleb ja eks põrandavuugid on ka need, ütleme, tööstushoonetel, poodides kõiksugu need deformatsioonivuugid, ütleme niiviisi. Seina ääred ja tänapäeval on ju hästi moodsad, hoitakse nagu raha kokku, et enam liistu ei panda, siis teeme nüüd vuugi sinna ilusa. Et selleks peab olema mehel seda hästi head kätt, et tõmmata. Ja neid inimesi on väga vähe. Võtame kokku. Just, neile võtame kokku, jah. Et minule väga meeldis see suhtekorralduse point, üleüldse kõik need ühistuvärgid, et alati on vähemalt 50% tööst, ei olegi töö. Või suhtekorraldamine ka töö, aga ta ei ole see füüsiline töö, et see on üks, me tavaliselt võtame 3 asja lihtsalt. Mina võtaks veel ühe ikkagi, et kui sa kõik vuugid kinni paned, siis on ikkagi ventilatsioon kaob ära, et siis sa pead ikkagi mõtlema selle peale ka, et läbi käiks. Tuleb arvestada tervikuga, eks. Sellega nagu ma alustasin ka, et me peame vaatama selle maja tervikut üldse. Seal on ventilatsioon, siis mis ma olen veel teinud, et kindlasti on mingi aja jooksul kogunenud korterites mingid probleemid. Et ühistu esimees otsib need kõik välja ja siis ma käin need korterid kõik vaatan üle ja teen ka jäädvustanud pildid. Ja miks? Sellepärast, et paljud inimesed ütlevad niisid, enne mul ei olnud, aga nüüd mul on. Aga kui mul on talle ette näidata, ma saan ka käia vaatamas hiljem, kas sul on see asi vähemaks jäänud see läbijooks või kas oli nüüd sellest või see niiskuse probleem. Et see on väga suur töö, et sa kõik jalutad need korterid läbi ja käid ja vaatad ja väga meeldivad inimesed. Tartus on ikka väga head, pakutakse kohvi ja kui on ikka vanemad inimesed, need pakuvad ikka singi leiba ka, kuigi ta ise see paid leiba on. Aga ei päris vahva on tead, et rõõmuga kõik teil ikkagi külast teatad. Väga hästi. Üks 3. asi, ma ei tea, kas sul oli sul meeldes veel? Nii, minul on ka. Ei, aga räägi. Ei, minule iga kord, kui ma tuleb saate küll, et mu tööd nagu ing või see süda on sees, et sa nagu teed asja mitte ainult sellepärast, et raha saada, vaid sa teed, et asi saaks hästi tehtud ja mõtled nagu läbi. See mulle meeldib tänase külalise puhul, see väga hästi tuleb välja. Raha nii vana asi, seda peaks kõigil on. Et ega see nüüd päris õnnelikuks ei tee, ütleme, et sa võid ju saada selle 1000 euri sealt rohkem on ja aga kui sa pärast näed 3 aastat aega, et kõik aeg neid probleeme lahendada, siis ma arvan, et ole mees ja käi enne ära, räägi need asjad ära ja inimestega ja sa tead, nad on nõus mitte sulle 1000 rohkem maksma, nad maksavad sulle 3000 rohkem ja kõik on kompenseeritud, kõik on rahul, tema rahul ja sina rahul, et nii ta on. Täpselt, aga võtame kokku, väga tore oli.
aitäh sulle. Saime targemaks. Tulid meile rääkima. jah, ei, see on hea, et inimesi peabki harima. Ja kuidas ühendus saab? Minuga saab ühendus telefoni teel, et selleks on 50 39 585, Aivar Grünthal on nimi ja kui ettevõttest, siis ettevõtte nimi on Larren Fassadid. Väga hea. Me paneme selle kuidagi sinna juurde ka, eks ju. Jah, paneme. Et ühistu esimehed teavad, kuhu pöörduda, tahavad asjalikku meest. Aga aitäh! Aitäh! Jah. Järgmine esmaspäev jälle. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.